Rahvas, siin on Timmi. Vot mul on, võib-olla kui te olete seda minu mingi unenägude videot vaadanud, mingi taolist. siis ma ütlesin video alguses, ma mõtlesin veel nagu mingi part 2, 3, part 4 või võib-olla isegi veel, aga see on siis part 2 nagu fuck yeah baby. Ma oota, mul eriti pole see intro jaoks mingid ideed, nii et I guess it's nagu nautige. Ma ei fucking tea. Okei, selles videos me räägime lucid dreamidest, kuna see on lihtsalt nii huvitav fucking teema. Nagu reaalselt ka, nagu see on nii vutsis huvitav teema. Nii et I guess alustame siis. Vot, oota, ma pean teile midagi näitama. Alustuseks lihtsalt, kui te ei tea, mis asi on lucid dream, siis on see, kui sa oled unenäos ja saad aru, et sa oled unenäos. Nii et sa saab põhiliselt ükskõik mida teha. Mis vaata, on väga paljud küll mingi, kui need satuvad lucid dreami, siis nad teavad mingi sellised, siis ta on mingi keskmiseid asju, nagu sellised asju, mis väga tahavad teha, aga see võib ka olla lucid nightmare, mis on lihtsalt õudusunenägu, aga sa saab päriselt kontrollida, mida sa teed. Kontrollida, mis fucking iganes. Ma lihtsalt annan nagu, lihtsalt ütlen üle, et mul on varem lucid dream olnud, mida ma siis, ma muutusin fucking tiiriks ja lendasin ümber Mount Everesti. Nagu mida fucking mutsi. Aga ma ei tea, kui teie neegrid midagi ei tea välja ma ei tea, kui teie olete lucid dreami üle elanud, siis see on päris huvitav experience, eks ju. See on tore experience. Suurem osa ajast või holy shit, vahepeal see pole nii tore experience ka. Aga miks need lucid dreamid üldse niimoodi tekivad? Nagu alati on olnud selline asi, et nagu, miks need tekivad, kui sa saad aru, et sa oled unenäos, sa äkitselt saad lihtsalt kõike teha, nagu, ma ei tea, kas seal üldse mingit loogikat oleks, aga nagu tundub küll palju loogilisem, siis sekund, kui sa saad aru, et sa oled unenäos, siis su aju lihtsalt automaatselt nagu ajab sind. See, mida vahepeal see teeb, aga miks vahepeal see, sa saab päriselt mingi lucid dreami midagigi teha. Te olete võib-olla märganud, ma üritan võimalikult vähe selliseid pause jätta, kus ma ei räägi. Ja see sellepärast, et mul on mingi väike õde kohe kõrval toas ja ta üritab rääkida mingi kellegagi, ilmselt mu emaga. Aga ja nagu näiteks praegu ma reaalselt, mul pole sittagi öelda, ma vist followin up millegi tähtsaga, võib-olla, ma ei, aga kui me räägime seal lucid dreamide teemal, siis ilmselt alati, võib-olla mitte alati, aga suurem osa ajast sa saad rohkem küsimusi kui vastusi. Kui keegi miks see lucid dreamil midagi toimub, siis kohe tuleb sellele veel mingi 10 follow-up küsimust. Ja ma olen üsna kindel, et kui ma rääkisin mingi elu mõttest ühe oma videos, siis ma ütlesin, et see on mingi top 3
kõige raskemas küsimuses, sealjuures ma panin ka midagi unenägude kohta sinna top 3. Aga ma arvan, et lucid dream'id eraldi on juba seal nagu top 3-s nagu täiesti üle kõigi teiste unenägude teemade. See on lihtsalt nii raske teema, millele vastust leida. Ma olen üsna kindel, et me leiame elus enne vastuse elu mõttele, kui miks unenäod tekivad, miks lucid dream'id just nagu sellised ja kõik see on. Ja kes võtke küpsist, siis I guess nagu. Head aega, loodan nautisite videot, like ja subscribe'ige ja sööge oma küpsist.